tere kõigile, kes meid kuulab täna reedesel päeval, et räägime täna natukene püsimeigi eemaldamisest ja siis tatu eemaldamisest paari sõnaga, eks ole, et kellel küsimusi, palun küsige. Hea meelega vastame. Tere, Piret! Tere, Julia! Suur tänu! Ja sulle ka, et rõõm näha ja rõõm suhelda. Ma just rääkisin, eks ole, et seda elavat suhtlemist on nii vaja praegu. Nii et loodame, et saame natukene mõlemad jälle inspiratsiooni, eks ole, ja siis maikuus, juunikuus, aga alustame tööga ka, eks ole. Ja, väga kogemusi on nii hea vahetada, kohe igatsen. Ma ka, see ongi selline asi, aga tatu eemaldamine ja püsimeigi eemaldamine on suht populaarne ja jääb vist populaarseks, eks ole, et kunagi tulid need inimesed, mis on 15 aastat tagasi teinud ja nüüd tahavad ümber teha selliseks kaasaegseks nagu permanendiks, eks ole, et neid oli kõige rohkem. Nüüd on ka neid, kes on kuskil teinud, aga ei meeldi ja tahavad ka ümber teha. Et kuidas sa ütled, kas on nagu vahet, kas see on vana püsimeik või see on nagu uus kaasaegne nagu sulgedes püsimeik? No, vana püsimeigi puhul on tegelikult see probleem põhiline, et seal on ka nii värv kui kuju on natukene tõesti jalgu jäänud ja tol ajal, kui neid tehti, siis seda ei osatudki õigesti teha ja paratamatult inimestel kipuvadki olema mingid sinised konksud või mõnel on punased konksud sellise suvalise koha peal, kus ei ole kulmukoht. Et see on tegelikult päris suur probleem selle vana nii-öelda eemaldust. No, mina isiklikult eemaldust ei tee, mina ei tee uued kulmud, et saadan enne spetsialisti juurde tegema seda eemaldust. Aga see vana kulm on jah, see pigment istub kahjuks sügaval ja iseenesest ei kao sealt mitte miski, et kui juba on 10 aastat see kulm seal sinine ja kole olnud, siis on ta seal teine 10, 20, 30 aastat kindlasti edasi, et siis on juba mindud nii-öelda tätoveeringuni ja tehtud need kulmud juba tehniliselt valesti. Aga see, mis puudutab nüüd seda praegust aega, siis siin on jah väga huvitav, et kui me räägime püsimeigist, siis püsimeik on üldse klassika. On ta siis silmapüsimeik, on ta huule või on ta kulmu. See on klassika, millest peaks justkui lähtuma või mille reeglitest kinni pidama, ehk et me ei tee inimest koledaks. Ja mis on, ütleme, nende uute kulmude ja moesmuundadega, eks ju väga populaarne on just nimelt see laia kulmsus, ehk et need tohutult laiad ja need, kellel seda oma nii-öelda naturaalset või looduse poolt antud laia kulmu ei ole, siis kiputakse tegema neile see moodne kulm, et see on levinud rohkem noorte seas. Aga siin tekibki see probleem, et see kole lai kulm ei tule nii välja, nagu ta tulema peaks. Et see tulemus jääb tegelikult, kas ta jääb liiga tume, kas ta jääb liiga ebaloomulik ja nii edasi, et on probleeme olnud ka selle nii-öelda trendi püsimeigiga ka, et mõned inimesed on ikka suhteliselt õnnetud, sest et nad tegelikult päris sellist ikkagi ei soovinud, et täna ja praegu me ikkagi räägime naturaalsusest püsimeigis. Just, meie ka ikkagi alati naturaalsused ja see, et mis teeb tõesti nagu rõhutab oma ilu, eks ole, et mitte nii, et sa teed ja pärast mõtled, see ei sobi nüüd juustega, eks ole, ja nahatüübiga, et see on hästi oluline, et see pilk, kes teeb inimesel, kes teeb, oleks nagu selline professionaalne, et ei oleks nagu sellist tööd, mida pärast peab tõesti nagu suure raha eest ümber tegema. Aga kuidas sa ütled, et kui me nagu tuleb patsient, kellel on ülitumedad kulmud ja ta tahab kohe minna üle tegema, ega ei saa ju. Et ei tee laserit, eks ole, ütleb, et laser eemaldamist ma ei taha, see on valus, tekitab arme ja siis ma tahaks kohe minna püsimeigi tegija juurde, et saatke mind, ma teen ümber neid. Ja, teate, see ongi selline huvitav nüanss, et inimesed arvavad, et laserit tuleb karta, laser on viimane, mida teha ja et laser tekitab arme. Alustame sellest, et oskuslikult tehtud laser, kliinikus tehtud laser ei jäta kunagi arme, sellepärast, et ta on teostatud meditsiinitöötaja poolt, eks. Teine asi, ja arm tuleb välja sellepärast, et kui see kole nii-öelda vana püsimeik on eemaldatud, siis selle tulemusena ju naha pealt nahk muutub puhtaks, eks, ja siis on näha see nahapind, et kui armiline ta on. Aga see arm on tegelikult sinna tekitatud hoopis selle püsimeigi tegemisega, ehk et see pole näha lihtsalt, sest see on värvi all peidus. Ja sealt tekibki mingil põhjusel, ma arvan, et see ongi sellega seotud, et inimesed arvavad, et laser armistab, aga laser ei armista. Ja igal juhul soovitan ma siiski minna nende tumedate koledustega. Kõigepealt muidugi konsultatsiooni, aga konsultatsiooni
võib võtta siiski mitme inimese käest. Et mõni inimene võib-olla ei soovita laserisse, ütleb, et oi, et jah, tulge minu juurde, ma nüüd teen võib-olla teile ise mingisuguse teise, mingi softima laseri, eks. Või et võib-olla proovime hoopis mingi värviga seda helendada. Et hästi palju variante, mis kõik kahjuks ei tööta ja klient ei ole meil ikkagi katsetamiseks. Nii et peab inimest suutma ikkagi ümber veenda lihtsalt füüsiliselt või füsioloogiliselt, anatoomiliselt kogu selle protsessiga, mis meie enda naha sees organismis toimub seoses püsimägi eemaldumisega, et lahti rääkima, et vastasel juhul klient pettub ja iga järjekordne kiht jälle värv juurde, et lõpuks on värvist moodustunud ju kõrgendik. Nii et seda osa värvi lihtsalt tuleb sealt maha võtta, ükskõik kas nad tahavad või ei taha. Ja, et ehk siis ongi oluline, eks ole, et alustada konsultatsioonist ja nagu sa väga õieti ütlesid, see võib olla 2-3 kohta, kus sa teed konsultatsiooni, eks ole, kogud need teadmised. Õnneks tänapäeval internetis on hästi palju ka õiget informatsiooni, eks ole, laserite kohta ja loomulikult kliinik ja loomulikult ka meditsiiniline laser, eks ole, et tegelikult Hiinas saad ju enda koju ka tellida laser, millega teha nagu eemaldamised ja ma olen selliseid asju kuulnud, eks ole, inimestele on tehtud, eks ole, jäävad koledad armid, jäävad villid, eks ole, nahka traumeeritakse ja siis, kui nad laserist kuulevad, siis nad juba peaaegu minestavad, sest et nad ütlevad, et see on nii traumaatiline. Tegelikult laser eemaldamise tagajärjel on see, et kulm läheb siin kohe, kulm huul kohe heledamaks, eks ole, pärast ta muutub jälle oma värviks, aga nahk ei plahvata, eks ole, et see ongi nagu õige see eemaldamine, sest et sa oskad valida need joule, siis võimsus ja sa oskad sügavust nagu vaadata ja loomulikult ma alati ütlen, et ühe protseduuriga maha me ei saa, see on kuur, aga ma alati kutsun 2 kuu pärast kontrolli, eks ole, ja saame üle vaadata, kuidas on, kuhu liigume, kui juba saab, siis saab juba uut permanenti sinna. Kui ei, siis on teine protseduur 2 kuu pärast, eks ole, et see ei ole 10, see ei ole 15, see ei ole 20 korda, et see on hästi oluline, et ei oleks nagu paanikat patsientidel, et ma nüüd ei tea, kas ma saan, eks ole, et alati tuleb professionaalide juurde minna konsultatsioonile ja edasi juba saad nagu sellest lähtuda, eks ole, et kuhu liikuda. Ja mis hea, et sa mainisid seda, et see on mitmekordne protseduur. Ma olen ka klientidele öelnud, et kui me hakkame eemaldama laseriga kõigepealt seda vana, et igaks juhuks peaks arvestama poole aastaga, et kõik sõltub ja just nimelt näiteks, kui sina teed klienti, siis sina ju näed peale esimest korda, eks, või esimese tegemise korra ajal, et mitu ta peaks üldse, kui sügaval see asi tal seal istub, eks. Et see ei ole nüüd selline asi, et 1 kuu teen laseri ja siis 6 aja pärast ma tulen ja teen püsimeigi. Et see lihtsalt füsioloogiliselt ei väljugi sealt veel nii kiiresti midagi, eks. Just, ta lähebki lümfi ja see on 2 kuud reeglina, et 2 kuu pärast me näeme need esimesed kellakesed, et vot kus nüüd hakkas heledamaks minema, eks ole, et see on ka see asi, et inimene ei oota, et nüüd 2 nädala pärast, 3 nädala pärast, et tavalaserid nagu sellised Hiinast ostetud masinad teevad ju kuidas, nad teevad kooriku peale ja siis kui koorik on maas, siis mõeldakse, et see ongi lõpptulemus ja tegelikult nende laserite puhul see ongi lõpptulemus, aga siin on ju see, et me soojendame pigmenti teatud sügavusel, eks ole, ja pigment läheb lümfi, et sellepärast on oluline, et patsient ütleks, kuidas tal tervisega on, et korjame alati seda. Mina ei tea, kuidas minu kadusid vahepeal ära. Ja, ma just tunnen, et nii vaikseks läks, et kuidas nüüd on tagasi. Ja, nüüd ma kuulen, ta hakkas kuidagi hakkima. Ma tahtsin midagi siia vahepeale öelda, midagi tarka. Ma tahtsin öelda seda, et praegu on huvitav vaadata, kuidas salongides pakutakse püsimeigi eemaldamise teenust. Ja asi on läinud juba nii kaugele, et pakutakse ka püsimeigi eemaldamise koolitusi. Ja juba läbi töötukassa. Nii et see on selles mõttes väga huvitav, kui paljudel koolitajatel on see kodulehtede üleval. Ja tegelikkuses on ju see, et me räägime meditsiinilisest laserist, mida võibki ainult meedik kasutada, eks ju. Aga täna ja praegu on olukord, kus laserit võib osta endale ka koduperenaine. Et ma igaks juhuks Terviseametisse tegin ka päringu, me oleme sellest kosmeetikutele rääkinud paljust, kosmeetikutele on ju ka paljud aparaadid. Et kuidas sellega on, et koduperenaine võib omale selle laseri isegi koju osta, aga ta ei tohi teenust kasutada. Ja täna on siis olukord, kus need püsimeigi tegijad, eks ju, alustame sellest, et nad on võib-olla 3-4 päeva õppinud püsimeiki
ja nüüd nad ju ka eemaldavad. Ja on jõudnud minuni juba 2 või isegi 3 klienti, kes räägivad, kuidas nad läksid kuskile salongi eemaldama ja kuidas õpiti nende peal, kuidas laser töötab. 2 töötajat olid tema ümber, proovisid, et mis tugevusi siis selle laseriga kasutada. Et noh, see on ikkagi tegelikult, ütleme, natuke isegi rohkem kui kurb. Et ma ei tea, kuidas kliinikud seda kõike, kas seda kunagi saab hakata reguleerima, aga no ütleme nii, et no ma arvan, et saab iga nurga taga. Et see on selline asi, mis on protsessis, eks ole, kindlasti, aga meie saame omalt poolt teha seda, et me tõstame seda kliendi teadlikkust, eks ole, et alati räägime, kirjutame ja soovitame seda, mida tahaks endale saada, eks ole, et ei taha, et oleks karme, ei tahaks, et inimesed kartsid laserit, eks ole, et see on kultuur tegelikult kasvab, et no nüüd aastast 2004 kuni siiamaani on tegelikult progress päris hea, et ma nüüd ütlen, et kui me 5 aastaga jõuaks sellele nagu regulatsioonile, et kes teeb, kes ei tee, eks ole, ja inimesed valivad need, kes teevad, eks ole, ja kes teevad professionaalselt, no siis on sellega korras. Alati on need, kes lähevad kuskile mujale, aga eks neid on ka, kes on tagasi tulnud kliinikusse ja ütlevad, et kuulge, ma käisin, proovisin, no me ei saa ju klienti sundida, me saame ainult soovitada, et tema valib, et kuhu läheb, mida teeb, aga alati ütlen, et ei oleks kahju, eks ole, pärast, et see rahaline on üks pool, aga see on nägu, eks ole, ja kui on armeerumine, siis enam, no pärast ei ole sellega väga midagi teha. Ja ütle, kas sa oled minuga nõus, vaata enne sa küsisid küsimuse, et kui on vana ja kui on uuem, et ikkagi võimalikult värskelt, et kui inimene näeb, et midagi on talle valesti tehtud, et siis ta peaks ikkagi koheselt reageerima, eks ole? Ja ma ütleks küll, et kui on ära paranenud, et keskmiselt kuuga, eks ole, ja siis kohe pöörduda, sest et siis teab juba seda plaani teha, eks ole, et järjekorrad ju võivad ka olla veel 1 kuu, eks ole, et siis sa oledki nagu kohe platsis sellega, sest et kuidas selle permanentiga on, et sa teed, eks ole, siis on ju korrigeerimine mingi aja pärast, eks ole, et ometi inimene ei läheks veel seda korrigeerima, mis talle ei meeldi ja siis tuleb eemaldama juba seda 2 tindi nagu meie juurde, eks ole, et mida kiiremini, seda paremini. Ja minul oli kunagi üks klient, kelle ma saatsin ka sinu juurde lasereemaldusse, et ta nüüd käinud tükk aega tagasi ja ilmselt peab uuesti tulema, kes ütles, et ta 7 aastat ei ole julenud ärgata võõras kohas kellegi juures külas. Ja tegemist on noore 30-aastase inimesega, et tegelikult nii kurb. Nii et ma ütlen, et mida varem sellega tegelema hakata, seda varem mitte elada selle stressiga, et oi, ja mis nüüd tehti ja mis on kõige tähtsam, kui inimene näeb, et talle on tehtud valesti, talle on tehtud oskamatult, siis selleks on meil olemas Eestis Tarbijakaitseamet, kuhu tuleb pöörduda, mitte midagi ei ole teha. Et see on teie raha ja teie aeg ja teie nahk ja teie nägu, nii et igal juhul abi saamiseks tuleb sinna pöörduda, kus siis alustatakse nii-öelda neid menetlusi ja komisjonid kutsutakse kokku ja tehakse otsuseid, et mida siis selle tööga nagu kuhu teda suunata ja mis edasi saab. Nii et aga Eesti inimene on teatavasti selline väga tagasihoidlik, et ta siis kannatab seal nurgas edasi, eks ole. Ja. Mis ei ole õige. Aga tead, ma tahtsin sinu käest hoopis küsida midagi sellist, et ma tean, et ma olen saatnud paar klienti selle vana ja koledaga sinu juurde, aga ütleme, et ülejäänud 2/3 on väga ilus, aga võt see üks ja esimene jupp, et kas näiteks on mõeldav, et kas see on õige, et inimene tuleb ja ainult osaliselt eemaldama, kas seda on võimalik teha? On võimalik küll ja et laseri diameeter on 2 millimeetrit kuni 7 millimeetrit, nii et me saame täiesti ja me ka teeme niimoodi, et me võtame peeglid, me võtame valged pliiatsid ja koos joonistame, eks ole, et see võibki olla ainult 1 sentimeetriline jupp, 0,5 sentimeetriline, et täpselt nii palju, kui ei meeldi. Vahest need sabad kipuvad sinna ülespoole või allapoole, et teeb sellise kurba silma, et loomulikult võib, et see on täiesti mõeldatav ja huulte puhul on ka, kui need kontuurid on kõrgemal kui oma huul, eks ole, siis ma teengi ainult selle kontuuri, et täiesti mõeldav, et arutleme alati individuaalselt, et see ei ole niimoodi, et kulmude püsimeegi eemaldamine on näiteks 300 € ja teeme kõigele terved kulmud, et alati jupitame ja nii ka jupitame hinda, eks ole, et kui on pool kulmu, siis on pool, neljandik, eks ole, et suht ausalt on see kõik, et ei ole siin seda, et ei, teile peab täielikult eemaldama, muidu me ei saa tulemust, et me saame nagu kohati niimoodi, kuhu vaja, sinna teeme. Aga kuule, sina oled ilmselt, ma arvan, isegi parem ekspert anatoomiliselt seda lahti seletama, et kust algab tätoveering ja kust lõpeb püsimeik. Et kuidas klient sellest üldse aru saab? Mina nimetan, et kulm muutub siniseks, see tähendab, me töötasime termas, aga kuidas sina kui ekspert seda
lahti seletad meile? Ja, see ongi selline lugu, eks ole, et tattoo on ikkagi hästi sügaval, eks ole, ja kus on kasutatud agressiivseid värve, eks ole, et tänapäeval on valida selliseid kergemaid pigmente, eks ole, ja valida selliseid tugevamaid pigmente. Tahaks loota, et kulmud tänapäeval ei tehta tattooks, eks ole, aga siiamaani nad vaikselt ikkagi tulevad kliinikusse, et kus on tehtud, kus on tahtnud, et püsiks rohkem, eks ole. Et vot see on see küsimus, et tegelikult ei pea ta 10 aastat püsima, eks ole, et ta tegelikult on selline aasta, pooleteisne teema. Et tegelikult dermani ei tohiks see väga jõuda, eks ole, et siis ei ole meil seda pikaajalist eemaldamist ka. Siis oleme me kasulikud juba 1-2 protseduuriga. Aha, siin keegi küsib, see on sinule ilmselt küsimus. Kas protseduur on valulik? Protseduur on valulik, aga me kasutame kliinikus jahutust ehk siis selline aparaat nagu Zimmer. Tema puhub sinna piirkonda, kus me teeme eemaldamist, eks ole, ja ta nagu jahutab kuni -20 kraadi, nii et ma ütleks, et see valulikkus 10 paala skaala järgi on 4, aga kui on valulevi 0, kui patsient üldse ei kannata, siis me saame sinna anesteesiat teha. Ehk siis ma teen süsti sinna piirkonna alla, kus ma teen eemaldamist, ehk siis kui on väga valutundlik patsient, siis kindlasti me arutleme ka seda momenti, et see on võimalik. Rasedatele ei tohi teha ja imetavatele emadele ka mitte, et ma alati sellele vastan. Suht kõigete protseduuride puhul on ju niimoodi, et keegi ei ole rasedatele ja imetavatele emadele teinud neid protseduuri, ei ole mingit nagu ülevaadet selle kohta ja me nüüd küll ei ole see kliinik, kes hakkab rasedatele ja imetavatele mingid uuringud ja kas võib või ei või. Sellepärast ma alati ütlen, kui olete ära sünnitanud, rinda annate, siis peale seda palun teeme ära. Ma isegi ütlen siia sinu jutu vahele, et laser eemaldamine loomulikult ja ka püsimeigi tegemine. Et kui ikka juba planeeritakse rasedust, siis tuleb kiirelt kas enne ära teha. Siis, kui imetamise aeg on läbi, mitte midagi ei ole teha. Mõnele inimesele ma ütlengi, et näed, nüüd kohtumegi 2 aasta pärast, eks, kui tal on raseduse algfaas ja siis ta avastab, et ma tahan kodus olles ilus olla. Aga tõesti, see on hilja ja isegi mitte sellepärast, et me tegeleksime mingi mürgi naha sisse viimisega. Tegelikult on ju kõik värvid orgaanilised tänapäeval, eks ole, kõik on ju jumaliku. Et keegi enam, ma arvan, kuskilt Taist kohvriga, kes teab, või eBayst või tahaks loota täpselt. Aga siiski hormonaalne foon on ju juba teine ja see värv ei püsi seal sees üks asi ja paratamatult ikkagi värv läheb ka lümfiringesse, eks me ju töötame pindmiselt, et seda lihtsalt ei ole vaja. Ei ole vaja. Seda ei ole vaja. Mina ka ütlen, et tänapäeval on nii ilusad need korrigeerimised ilma püsimeegita, eks ole. Sinna minna, okei, käid kord kuus, aga ikkagi on turvaline, eks ole. Et siin me ei kaalu seda, et tervis ja ilu, alati tervis jääb nagu esmakoha peale, eks ole. Absoluutselt, jah. Ja kas tuimestus maksab eraldi? Ja tuimestus maksab 20 € eraldi veel patsiendile, kui ta tuleb protseduuri tegema, et see küll õige. Sest et see on ravim, eks ole, me manustame seda ja me oleme, ma ei tea, kas ainukesed, kes teeb nagu tuimestust sinna alla, sest et siin on jällegi kliiniku ja salongi vahe, salongis ei tee tuimestust, kuna nad ei tohi kasutada antud preparaate ja nad ei tea, mida teha siis, kui patsient on allergiline sellele ravimile, eks ole. Nii et siin tuleb osata õieti reageerida, nii et see tuimestus on kliinikus ja nagu eraldi raha eest. Ja tuimestav süst on ka kindlasti valus. On vahet valulikum kui see protseduur, eks ole, aga 100% 2% tulevad ja ütlevad, et ma tahan teha tuimestava süstiga ja siin on täiesti olemas see võimalus, see on turvaline ja miks mitte, eks ole, et need, kes tõesti, äkki on mõned varasemad kogemused, eks ole, kus mõni protseduur oli nii valus, et patsiendil oli pärast tükk aega nagu meenutas seda, nii et ma ütlen, et kui tõesti nii on, siis me teeme, aga jahutusega, just selle Zimmeriga, mis puhub sinna naha peale sellist külma õhku, see on nagu täiesti talutav protseduur. Mul oli just nagu siin enne karantiini patsient, kes ütles, et teeme ikka selle huulekontuuri ära, et eemaldame nii minu vana patsient teiste asjadega ja siis ma ütlesin, teeme ära ja siis ma hakkasin nagu selle puhuriga tulema, ta ütles, et kuule, mis see nüüd on? Ma ütlesin, see on jahutus, ta on eelnevalt saanud eemaldamist ligi 10 korda, kus oli lihtsalt räigelt valus ja mitte mingit jahutust, mitte midagi. Ta ütles, kuule, see on nagu teine maailm minu jaoks, et mingi jahutus tuli, ma ei tunne väga valu, et kuidas see võimalik on, et võt on see asi nii erinev. Nii et seda valu pärast tegemata kindlasti ma ei jätaks. Et see valu on siin selline täiesti kompenseeritav ja see laser ei tulista niimoodi, et nüüd laseri töö hakkas ja 10 minutit sul on valus, eks ole. Et see on jupp, eks ole, et see on nagu selline vaikne protsess, kui me tahame nagu pausi, siis me seda ka teeme.
Ja mida ma tahtsin tegelikult ise veel öelda ka seoses selle eemaldusega, et väga palju, nüüd võib-olla hakkab see aeg natuke ümber saama, aga on siis kasutatakse, ütleme, salongides neid värve, mis iseenesest jätab sellise keha nude värvi. Ta on nagu, ütleme, kamuflaažvärv on selle nimi. Ja seda kasutatakse ka püsimeigi siis, ütleme, kas siis oma vigade peitmiseks või teiste vigade peitmiseks, et seda kasutatakse, et siis ilusti värvub pealt ära. Aga mis on selle tulemus, on see, et kui seda kasutatakse suurel alal, et võib-olla terve, ma ei tea, terve see pulmualuse ulatus näiteks, siis aastatega ta läheb valgeks. Ja ma olen niimoodi aru saanud, et see laserkiir, millega ma olen saatnud või mida ma olen saatnud eemaldama, sinu juurde seda ei näe. Just, nii see on ja see ei ole ainult meie laser, see ongi niimoodi, et laser valgetab lihtsalt peegeldab, eks ole, et läbi selle meil ei ole võimalik nagu kuskile tungida, et nüüd on tulnud metoodika, kus me saame kasutada fraktsioneerimist, ehk siis me jupitame nagu sinna naha sisse sellised väiksed kolonnid, et sellega oma jagu 20% seda valget värvi me saame, aga mitte rohkem. Ja, sest see on ka tegelikult üks selline väga tugev probleem, kuna seal koostisaines on sees titaanoksiid, mis muutub lihtsalt valgeks ja siis sinna nahka ta jääb. See on ainult noaga lõika välja, eks ole. Just. Muud varianti, jah. Okei, kui sa seda kinnitad, siis ma olen jälle ise ka targem. Ja 100% kinnitan, et see ongi viimane punkt. Ma alati ütlen, et kui kaaluvad, eks ole, neiud tulevad ja ütlevad, et kas ma nüüd lasen selle valgega, et ega inimesed ei süvene, et spetsialist ütles, teeme valgeks, okei, ei ole näha, teeme valgeks ja pärast ongi, eks ole, et edasi ei saa kuskile liikuda, et seda võiksid ikkagi püsimeigi tegijad nagu ka teada, eks ole, et siis on see info igal juhul selline õige, eks ole, mõlematel poolt. Ja. Aga ma tahtsin küsida veel tätoveeringute kohta, et mul on päris mitu klienti, keda ma olen saatnud ju sinu kliinikusse või teie kliinikusse eemaldama ka tatuud, mis on tehtud noorpõlves. Kas on siis see roos siin rinnal või on jala peal draakon näiteks või midagi sellist. Ja ma võin öelda, et need kliendid on hullult tänulikud tegelikult, et vaatad, kuidas see koledaks muutunud pilt, võib-olla kunagi oli ta ilus, aga täna ta enam 20 aastat hiljem ilus ei oleks. Et kuidas see siis sealt nahast välja kasvab ja kuidas ta eemaldub, et super, ma olen näinud neid koledaid draakoneid enne ja pärast, tõesti. See on selline professionaalne töö, eks ole, ja laseritöö on siin esmapilgul, eks ole, aga ma ütlen, et see on ainult teatud laserite puhul, et see on nagu hästi tuleb valida just seda laserit, eks ole, ja sa pead nagu mitte olema agressiivne, et mitte kunagi ei tohi spetsialist kuulata seda, et patsient ütleb, pange nüüd oma laser põhja, ma seda olen nii mitu korda kuulnud, et maksimumvõimsusega, eks ole, seda võimsust ei vali klient, vaid seda võimsust valib spetsialist, eks ole, ja kindlasti vaatab seda, et kus piirkonnas asub tattoo, sest et nahapaksused on erinevad, eks ole, kas on see dekoltee piirkond või see on see seljaalune, eks ole, et kus tahatakse väga palju mikski pärast tatoveerida, et seda kõike tuleb arvesse võtta, aga tatoveeringu eemaldamine teeb inimesi väga palju õnnelikuks, et see elukvaliteet muutub ja nende enesekindlus muutub ja see on nagu hästi positiivne, kus nad tulevad ja muidugi kõige suurem hurraa on neil peale esimest protseduuri, et kus nad teevad esimese protseduuri ära, tulevad 2 kuu pärast, ütlevad, ma ei olegi osanud oodata, et ta nüüd nii palju heledamaks läheb, eks ole. Okei, aga ütle, kui mina ise isiklikult, ma ei ole ju seda protsessi näinud ja mul puudub ka kogemus, aga kui kliendid kirjeldavad, nad kuidagi ütlevad, et see värv tuleb üles pinna peale, et on see nii või? Mis neid ees ootab? See on pigem pigmentatsiooniga niimoodi, et kui me pigmenti eemaldame, ma just mõtlen pruunilaike ja melasmat, siis ta tuleb nagu kerkib üles, aga tatoveeringute puhul on niimoodi, et me soojendame pigmenti ja ta läheb lümfi, et see, et ta peale protseduuri korraks muutub nagu hästi heledaks, ei ole see lõpptulemus, millest kõik nagu rõõmu tunnevad, et see ongi nagu see nii-öelda vajalik reaktsioon, kus me näeme, et me oleme värvi haaranud, ta läheb korraks heledamaks, tund-poolteist, eks ole, siis muutub jälle tavavärviks ja peale seda me saame juba nagu tulemust oodata 1,5–2 kuud, eks ole. Ma alati ütlen, et seda te näete kindlasti, et ta läheb põhimõtteliselt kuu on möödas ja ta tuleb 2 päevaga 20–30% heledamaks. Et see ongi nagu see lümfisüsteemi töö, eks ole, et kus ta viib ülejäänud pigmenti lihtsalt minema. Ja nad näevad peale protseduuri on tegelikult see nahk, mida me oleme soojendanud,
ta on kuumav selline, eks ole, et me paneme sinna traumeelkreemi peale, plasterdame ära, kui see on selline ala, mida me hõõrume, eks ole, et näiteks püksiservad või rinnahoidja, et no siis ma kindlasti katan, eks ole, ja ütlen, et kodus puuvillased riided, et ta hingaks, eks ole. Sauna ei lähe, sporti ei tee, no ütleme nii 3-4 päeva kindlasti, et see ei oleks infitseerimist vajav protsess või midagi sellist, et rahulikult tuleb nagu seda hooldada. Ja mingit eraldi ekstra apteegis 100 euro eest ravimeid pole vaja. Pepanten-kreem, traumeelkreem sobivad väga hästi lihtsalt niisutamiseks. Ja 4.-5. päev, mida patsiendid alati ütlevad, et ta hakkab sügelema, vot siis mitte kratsida, eks ole, vaid ikkagi õrnalt nagu kreemi peale niimoodi sügada, et mitte nagu hakata traumeerima seda epidermist. See on selline kerge nahk, ja sellega peab ettevaatlik olema. Ja kulmude puhul on veel üks oluline asi, et kui tüdrukud tahavad, me teeme emaldamise, eks ole, nad tahavad pärast nagu panna lauvärviga või siis pliiatsiga, et see pliiats ei oleks terav. Sest et kui nad seal edasi-tagasi selle pliiatsiga sõidavad, nad seda nahka ka viivad kuni laumani, eks ole. See paranemise protsess on pikaajalisem. Aga see kõik on mul meeles peas kirjas, et nad saavad sellise meeles peaga koju, et seal on kõik nagu see mainitud, eks ole. Aga alati et need on olulised asjad, et väga palju ei ole seal olulisi asju, aga patsient võib kodus meid aidata. Ja mul tuli praegu meelde ka veel selline nüanss, et mul on olnud mõned sellised kliendid, kellele ma näen, et tal on tehtud ammu mingi vana püsimeik, mis on muutunud selliseks nagu lillakas punaseks ja see kulm iseenesest kuju on täitsa okei. Siis ma olen tähele pannud, et kui ma olen sinu juurde näiteks saatnud mõne sellise kliendi sellise punase kulmuga, siis ühest korrast laserist juba piisab, et see kulm on hall ja siis sinna peale uuesti teha on ideaalne, ilus. Ja see ongi just see küsimus, mida meilt siin küsitakse, et kas laser emaldab kõik värvid. Fotona laseril on tehnoloogiad, kus me saame punast värvid emaldada, rohelist, sinist, musta, halli, et ehk siis põhimõtteliselt kõik värvid, lilla värv ja kollane värv on ka nagu täiesti meie käes saab sellele emaldamise pakkuda, nii et kõigile värvile saame ja kasulikud olla. See on hästi oluline, sest et reeglina mitte meditsiinilised laserid emaldavad ainult musta. Ja see on ka küsimärk, kuidas nad emaldavad, kui füsioloogiline protsess. See on muide väga oluline info praegu see, et mitte meditsiiniline laser ei eemalda kõike värve, sest et väga palju on inimesi, kes, või jälle kliente, kes minu juurde jõuab ja ütleb, et tead, ma olen käinud 5 korda juba laseris. Kus kohas, kuidas sa elus oled? 2 kuu jooksul näiteks, tema 5 korda laseris käinud. Siis ma tahaks kohe näha, mis laserid sellised on, aga tulemust ei ole. Ja see ongi niimoodi, et see pigment lihtsalt, see laserkiire ei näe seda pigmenti, sest et erinevad laserkiired satuvad erinevale sügavusele, erinevad värvid on erineval sügavusel, eks ole. Ja siin on oluline, et kui sa tabad, sul on vaja millimeetri alla, aga sa lähed ainult pool millimeetrit alla, sa võid ka 20 korda sellist protseduuri teha, aga sellega ei muutu mitte midagi, sest et sinu laserkiir, soojusenergia ei jõua sinna värvi sisse, eks ole, nii et see on ja minul käivad Leedus ja Lätis ka kliendid, sest et Baltikumis parasjagu ei ole väga palju lasereid, mis emaldavad just need värvilised tatud, et rohelise pigmendiga on inimesed siin Baltikumi riikides nagu hädas ja vahest ka punasega, et see punane ei ole nii keeruline, aga vot roheline vahest on selline lõpp-punkt, kust edasi enam liikuda ei saa ja rohelised kulmud parasjagu ei ole nagu kõige ilusamad kulmud. Ja. Kahjuks küll. Võt, ma sain nüüd ise ka ikkagi päris targaks. Kas on seal veel kedagi, kes on mõni küsimus tulnud juurde? Rohkem ei näe praegu küsimusi, et siin ongi nagu, kas oli valus või ei ole valus, eks ole, et rasedatele, imetavatele, need on just need head küsimused, mida inimesed tavapäraselt konsultatsioonis nagu küsivad. Et ma veel kord tahaks seda rõhutada, et inimesed ei kardaks tulla konsultatsioonile, see ei nõua neist mitte midagi, nad ei pea mingid protseduuri ja teenusi kohe tarbima, eks ole, et see ongi sellepärast, et sa saad jälle targemaks, sa tead, kas sa teed seda protseduuri praegu või sa kaalud ja teed seda 6 aja pärast, aga jälle need teadmised on niivõrd olulised, mida sa saad spetsialisti juures, et alati tuleb panna aeg konsultatsioonile, kui sa natukenegi kaalud, et kas see meeldib mulle või ei meeldi, kas ma lähen tahtsin selle teist kontrolli sinna teha ja niimoodi, et see on oluline, et tuleb spetsialisti juurde, mitte ei otsusta seal kodus ise. Või ei lähe Facebooki küsima, et soovitage. Ja seal praegu inimesed on üpriski hädas. Nii, nüüd vist. Ja, on tagasi. Keegi jälle tuleb häälega sisse, siis on mul
natukene siin murelikuks teeb see asi. Aga jah, et spetsialist on nagu see punkt number 1 ja siis edasi sa saad juba nagu kogemusega minna, eks ole, ja valida ise, kus sa teed protseduuri ja kus ei tee. Et seda ma ütlen ka siin konverentsi lõpus, et Hüpmedicum pakub sellist püsikampaaniat sellele eemaldamisele, et meil on esimene protseduur -50% ja 5. protseduur on -50%. See puudutab rohkem tätoveeringu eemaldamist, kuigi püsimeigile on samad reeglid, eks ole. Et see ongi esimene, et patsient saaks aru, milline see protseduur on, saab head kogemust, eks ole, et see hind ei peataks neid, kes praegu kodus mõtlevad selle peale, eks ole. Ja siis teine, 3., 4. tätoveeringud on reeglina täies režiimis ja kui me hakkame lõpuni jõudma tatuuga, siis ma tahan ka öelda, et tulge seda viimast korda ka tegema, et siis ma näen seda tulemust enne ja pärast. Miks me oleme hätta natukene jäänud nende enne ja pärast pildidega inimestel, kui on hele nahk, nad enam ei tule meie juurde. Ja sellepärast meil on kõik pildid, mis me tahame näidata, on nagu samm enne seda, kui see värv peaks täiesti ära minema. Nii et kui keegi mind kuuleb, kellel asi on pooleli, et tulge kindlasti, et alati, kui on tatuu poole võrra väiksemaks läinud, siis see hind on meil ka teine. Nii et see on praegu oluline sellest hinnast rääkida, ajad on sellised, eks ole, nii et aga et see ei peaks inimesi, eks ole, et nad tuleksid ja teeksid lõpuni. Puhas nahk on ikkagi hoopis midagi muud ja laser saab kuni puhta nahani, see on oluline. Et ei ole niimoodi, et sul on kerge vari ja sa ütled, ma olen väga rahul, eks ole, aga sa saad tegelikult veel paremaks. Aga ütle, kas näiteks ma mõne kliendi näite varal toon, et kellel on kunagi ammu tehtud huulekontuur. Nüüdseks on see huulte ümber moodustunud selline valge rõngas. Lihtsalt armistunud kude, tõenäoliselt elu seal ei ole, eks. Et mis sa soovitad üldse, et kui meil kosmeetikutel, kes meid ka vaatavad, tuleb ju selliseid kliente, see on ju näha, et seal on midagi sellist kahtlast olnud, eks, ja nüüd on seal värv läinud. Just. Mul on sellele väga hea soovitus, tegelikult sellele saab laserlihvimist teha, et meil on peale seda, et tatuu eemaldamise laser, meil on laser, millega saab lihvida ja see on erbiumkiirgus, see tähendab seda, et ei ole agressiivne ja me saame mõned mikroonid lihtsalt sealt nahka maha võtta. See ei ole mikrodermabrasioon, see on ülipindmine, aga laser on ikkagi sügavamale ja kohe silmnähtavalt ma saan seda kontuuri ilma seda valget riba nagu seal teha. Nii et sellele on täiesti eraldi protseduur olemas, nii et seda tuleb lihtsalt tulla mulle näitama ja kui see ei ole selline keloidiga eelsoodumus, eks ole, ja see arm on selline rahulik, siis me saame teda lihvida ja esimese protseduuriga 40-50% ma saan ta paremaks. See on hea uudis. See on väga hea uudis, sellepärast, et selliseid huuli või suud on päris paljudel kahjuks, aga inimene ise ei teagi, et tal seal mingi selline, ta on harjunud sellega. Ta on harjunud, muidugi dekoreerivad ära, eks ole, võtavad pliiatsi, aga praegu on nagu nii moes kõik naturaalne, et natukene huuleläiged ja sa lähed, eks ole, et sa ei pea neid huuli seal dekoreerima ühe pliiatsiga, siis on teine huulepulk, siis on 3. huulepulk, et alati, kui seal on õrnalt see mure, siis võib saata ilusasti ja ma saan nendele kõik soovitada, mida on vaja ja kas see lihvimine on 1 või 2 protseduuri, jällegi ei ole selline pikaajaline kuur, eks ole. Väga hea info on see, ma arvan, enamusele kosmeetikutele. Super. Nii et seda ütlen, et inimesed ei kardaks, eks ole, tulla laserit tegema, et see on oluline. Et kõigepealt eelneb konsultatsioonile, keegi ei ole niimoodi, et uksest sisse kohe kuskilt pikali, et enne arutleme, eks ole, kas valus, kui palju maksab, kuidas taastub, eks ole, et praegu me ei tööta, aga tulevad ajad, kus me jälle oleme sotsiaalselt aktiivsed, siis on oluline, et see järgmine päev näeks okei välja, eks ole, et seal ei oleks nagu veretäppe ja midagi, mida on vaja, eks ole, juba siis hooldada ja ravida ja näete aega kodus olla. Jah. Vaat nii. Aga rohkem. Oota üks küsimus veel siin, mul on tatuu 15 aastat tehtud, minu protseduuri umbes see võtab keskmiselt tatuu eemaldamisega ongi 6-10 protseduuri, seda ütleb meile laserite maaletoja, eks ole, et aga alati, kui on kiirem see protsess, siis on parem. Et aga arvestada tuleks kindlasti 6 korraga ja kui ta läheb varem ära, siis on väga hea ja ma ütlen, et see kogemus, mis meie nüüd siin eemaldame juba, see on 6 aastat ja ma ei tahaks lubada, et 2, 3, 4 protseduuri, nagu ma vahest näen, et kirjutavad, et see on ikkagi selline protsess, mis võtab aega ja patsient peab olema teadlik sellest, mitte nii, et 2-3 tehtud, siis veel 2-3 ja veel 2-3, nii et 6-10 peab arvestama. Oleneb sellest, milline pigment see on, kui sügavale ta on tungitud, eks ole, ja mitu korda seda tätoveeringut on üle tehtud, et see kõik nagu loeb siin.
Vot nii. Ja. Ma mõtlen, mul vist nüüd praegu said enda küsimused otsa, mis ma plaanisin su käest kohe kasutasin juhust küsida ise ka. Et eks neid kindlasti tuleb ajaga juurde ja ma arvan, me võime. Eks ole, meil on siin, tuleb salvestus ka, eks ole, sinna alla saab ju ka need küsimused panna või tulevad sinule need küsimused, siis saame ühe laivi veel teha, et see ei ole tänapäeval nagu raske asi, eks ole, et ja jällegi sind näha ja suhelda on nagu nii suurepärane võimalus. Ja, tore. Kuule, okei, aga siis ilusat päeva järgi. Aitäh, Julia, tõesti mõnus oli lõpiseda ja aitäh, et usaldasid. See on kõige tähtsam, ekraani jagada. Ja tänan, Siret. Ja nägemist kõigile.